see on siis meie pesakonna haagissuvila. Vanakene, aga eelmine omanik, kelle käest ostsime, ta tegi siis siin kõva kapitalremondi. Isegi soojustas ära ka. Et oli siukene asjalik, tubli mees. Siin mul vool ka sees, sest et päris palju meie külalised on seda kasutanud ööbimiseks. Veel on tõstetud siia sisse nii-öelda, et külma ilmaga oleks soe. Samuti telliste vahele õliradiaator. Ja siukene tahab. Niimoodi. Siin on siis ase 2 inimesele. Katuse aken, praegu on kardin ees. Siin on ase 1 inimesele. Nii. Ja siukene ilus valgustus on siin sees. Pimedas on see oluliselt efektsem. Ja siin on siuke ventilatsioon. Praegu ei ole siin voolu taha ühendatud sellele, aga siis ka ventikas peaks töötama. Nii, mis siin veel on siis? Termomeeter praegu. Peegel. Peegel on pull. Seda saab siin igati pidi liigutada. Alusta moment tulla. Aga selline haagissuvila. Ja ütlen ausalt. Veel. Siin on panipaigad. Siin on mingeid asju meil. Ja siis siin voodi all tegelikult seal voodi all on tegelikult nii-öelda siis siuke telk, mille saab siia haagissuvila külge kinnitada, et tekib nii-öelda siia ette veel siukene varikatusealune, aga mitte lihtsalt katusealune, vaid kõitsa seintega katusealune. Nii, ma lasen siit tule ära, et siis on nagu magamistuba, pluss siis elutuba või köök on ja telgi näol. Ja noh, miks me teda ära tahame müüa? Meie saime aru, kui me ta eelmine suvi ostsime, meile tegelikult haagissuvila meeldib, sellega tegelikult lastega vahel päris mõnus käia. Et ei pea eriti sügisõhtutel just nii-öelda telki üles panema, sõidad kuhugi, jõuad pimedas kohale ja sätid, pargid ennast paika ja on hea olla. Saab kohe ööbida, ei pea siin nii-öelda tõmblema telki püsti sättima, sest meil on ju suured telgid. Neid suuri telke, neid ei paigalda niimoodi, et hops. No, siin on privaatsus ka tagatud. Et aga kõige juures on üks aga. Et me saime teada, et meile haagissuvila idee tegelikult meeldib. Ja tegelikult selline asi meil peakski olema. Aga paraku on see konkreetne haagissuvila meie perele, meie pesakonnale väike. Siia 2 asemele vahele liiga täpselt mahub ära Tarko reisivoodi. Praegu on hetkel Sindja maganud siis Terkoga nagu seal ja mina üksinda siin. Aga abielu inimesed peavad koos magama. Mina pean saama õhtul naiskassu võtta ja mina tunnen sellest puudust. Jah, varsti võib küll Terko hakata eraldi magama, aga siin on natuke liiga täpselt meie jaoks ruumi. Liiga täpselt, meil oleks vaja
uut haagissuvilat, mis on avaram kui see konkreetne. Nii et selline olukord. Meil on lihtsalt vaja uut. Aga kahte pole mõtet omada. Seega tuleb see vana ära müüa. Mis siis ikka, tule ja osta ta meie käest ära.